6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele, oleme seekord eetris tõeliselt kummalistes tingimustes, mitte et midagi siin Delfi stuudios valesti oleks, aga lihtsalt kui tavaliselt oleme nädala keskel eetris olnud sellise ralli eelse saatega, siis täna oleme olukorras, kus hooaeg on lõppenud veel enne, kui see tegelikult viimane etapp alatigi sai. Ulatuslikud metsapõlengud, mis on võtnud sisuliselt looduskatastroofi mõõtmed, on Austraalia idarannikut laastamas ning meie saame siin vaid kõikidele kohalikele kaasa tunda. Ralli selle kõige juures on ilmselt totaalselt siuke 10. järguline asi. Aga tõsiasi on see, et Austraalia etapp tõesti jäi ära, tekitas olukorras, kus hooaeg on siis tõesti ootamatult läbi saanud ning meil siin, mina Raul Ojassar ja üle laua istuv Karl Kruda, meie siis üritame kogu sellele krempile nüüd tagasi vaadata ning kokkuvõtteid teha. Tere ka minu poolt. Ütleksin ka enda poolt siis siin selle peale, kui WRC hooaeg on nüüdseks saanud oma lõpp-punkti, on selgunud maailmameistrid, kes vähe suuremas seltskonnas, kes vähe väiksemas seltskonnas. Pean tõdema ka, et siin on ka minu ja Rauli viimane saade, et see on ka hooaja lõpusaade. Võib-olla me teeme ühe saate veel lisaks, seda me veel täpselt ei tea, aga sellegi poolest me räägime siin viimases saates, siis muidugi hea meelega räägiks rallit. Tegelikult ma nagu ootasin ka seda rallit, et selline viimane põnevus sellesse aastasse, et mul on isegi natukene kahju, et see ära jäi, aga teistpidi see otsus, et see ära üldse jätta, arvestades, mis seal toimub, siis tegelikult on see nagu ainuõige otsus ja tegelikult võib-olla see on isegi selline tähelepanek või nii-öelda maailma meediale selline hea sõnum, et nagu tegelikult asjad võib-olla ei ole enam nagu nii ilusad, kui nad olid 10, 15, 20 aastat tagasi, et me oleme andnud ikkagi päris suure jalajälje sellele maailmale ja et kui seal selline arv metsasi ja asju põleb, siis see on tegelikult see on isegi natukene jube ja õudne vaadata, aga kohalikud, kellega mina rääkisin siis oma Austraalia kaardlugejaga, küsisin, et kuidas siis nagu elu on metsade vahel, natukene irooniliselt, siis ta ütles, et muidu on kõik okei, aga just sai ka teate siis Fire Departmentilt, tuletõrjekeskuselt, et tema kodu lähedalt 2 kilomeetrit hakkas ka uus tuli ja ta siis viitas tegelikult sellele, et tegemist on siis ka mingit sorti inimestega, et mingid põlengud said alguse nagu ise, aga ma saan aru, et palju seal oli tegemist ka tegelikult süütamisega, mis on nagu eriti nahaalne, et miks sa peaksid seda nagu põletama, aga nagu kõikide inimeste pähe ei näe, kahju, et see nagu nii suureks tegelikult eskaleerus ja kui internetis neid kaarte ja asju vaatad, kus need põlengud on toimunud ja vahepeal liikusid videod, kuidas brigaadid sõitsid läbi metsade, kus kõik puud põlesid, see oli tegelikult täiesti teistsugune vaatepilt, mina ei ole sükest asja elus nagu kohanud ja äge, et see videopildis nagu toodi, kahju, et selline videopilt üldse eksisteerib. Jah, Ott Tänak ka ju siin annetas tuletõrjele seal selle päris korraliku summa raha, ütles, et tema isa oli ka tuletõrjur, ta teab väga hästi, mida see amet tähendab ja millist sellist ohverdust need mehed ja naised seal tegema peavad, nii et sellise sümboolse žesti ta seal tegi või mis sümboolse, täiesti nagu reaalse väärtusega žesti ka. Aga selle ralli ärajätmisest ma arvan, et Eesti, rahva tervisele on see kindlasti hea uudis, vähem munetuid öid, rohkem, ma ei tea, produktiivseid töötunde, mida kõike veel. Mul endalgi ju siin ees ootas sisuliselt magamata nädalavahetus, aga sellest jutumärkides pääsesin. Jah, ralli jäi ära ja nagu sa siin vihjasid ka, et kes sai suuremas, kes sai väiksemas seltskonnas MM-tiitlit tähistada, et mõtlesin selle peale ka, et mõtle kui hea, et Tänak selle tiitli seal Kataloonias ära kindlustas, sest muidu kui see teade tiitlist oleks tulnud niimoodi kuidagi mingisuguse pressiteate kujul, et Austraalia ralli jäi ära, et palju õnne siin Ott Tänakule, et see ei oleks see olnud. Toyota meeskonnal oleks see võib-olla nii-öelda sarnane olnud, sest Tommy Mäkinen sai täpselt samamoodi teada, et jäigi lennujaamas õlut enne lennuki peale minemas, sai kõne ja öeldi, et sa oled nüüd maailmameister. Ahah, normaalne, väga hästi. Et see ei ole tõesti selline feeling, et see on nagu, nende puhul on tegelikult see ikkagi nagu super, et nad said finišeerida, võidelda selle võidu eest veel ja kui sa lõpetasid ja lõpuks saavutasid selle, et siis see kogu emotsioon ja kõik niimoodi, see niimoodi läks lihtsalt, ma arvan, et õigesse kohta, et see, mida Hyundai praegu tegi Austraalias, kogusid oma meeskonna kokku, läksid sinna Power Stage'i finishisse põhimõtteliselt, panid kaare püsti, Manufacturers Champions ja lasid 30 kesti nagu šampanjat, siis pilt on nagu ilus, ja selle peale pilt räägib ka rohkem kui 1000 sõna ja saab alati nagu ajalukku, aga teistpidi oleks võinud see võitlus ikka käia lõpuni välja ja Toyotal oli ju ikkagi võimalus tulla ise ka meistriks, kui oleks kõik läinud nende plaani päraselt.
jah, oleks olnud huvitav näha, et kuidas Tänak sõidab seal viimast rallit Toyota ridades ja mida kõike veel, et see, aga noh, Austraalia ralli ära jäeti seal ju paljud ralliga seotud inimesed, rallisõitjad ise, tiimijuhid seal ju kippusid nagu natuke nina peale viskama korraldajatele, et hea, et nüüdki ära jäeti, et see teade ju tuli nagu ülihilja tegelikult, et kõik kohale jõudes juba said aru, et seal nagu väga head mingit nahka sealt ei tule. No jah, selle peale tõesti, aga no lennupiletidelt ostetud, kõik kulutused olid tehtud, kõige vähem tahtis seda rallit ikkagi, ma arvan, et ära jätta rallikorraldaja ise, kes on teinud suuri kulutusi ja marketingi ja meediate piletid ja no selle peale, et on see lihtsalt nagu kurb, aga see on vältimatu mingites olukordades maailmas ja teistpidi nimetataksegi seda siis nagu force majoriks, et seal ei ole midagi teha, nii see pidi olema, meistrid olid selgus siis ka selle tulekahjuga uus meister ja tegelikult on ka Hyundai on nii-öelda nagu siis manufacturer meister, seda ja nad ei ole saanud üldse nagu selle aja jooksul, mis nad praegu on nagu tulnud WRC-sse. No 4 aastal järjest on vist olnud ju erinev võistkond maailmameister, eks ju, Volkswagen, M-Sport, Toyota ja Hyundai, et see näiteks nagu, et WRC on nagu hästi elame. Väga võrdne. Yeah, aga lõpuks sai ka Hyundai selle kätte, eks see oli tegelikult natukene selline riski koht, et korealased hakkasid natukene nagu närviliseks minema, et kuidas te nagu hakkama ei saa, et nagu, et oleks nagu aeg, et see on nagu pigem positiivne, et see lüke nagu ära tehti ja ütleme need, et see ei ole ka ju Hyundai ainukene lüke. Nüüd ka võib-olla eestlastega, et eelmine kord meil spekuleerisime siin üle nurkade, ümber nurkade, keegi ei teadnud midagi, nagu sõna otseses mõttes selline väga hull kempele käis. Ja nüüdseks on ju meil selge. Meil on ju uus mees Hyundai ridades. Jah, uus mees Hyundai ridades, et tõesti Ott Tänak tuleb välja. Breaking news. Et kõik need kuulujutud vastasidki tõele, et Ott Tänak ongi siis Hyundai sõitja. Noh, kui me siin seda saadet lindistame, siis see muidugi kõigile vana uudis sammu teada, aga noh, rääkida saab sellest ikka. No tõesti ilge ülemineku saaga, mõtlen nagu tippjalgpallis või kuskil, et pikalt kestis ja lõpuks siis sellise üllatusega lõppes, kulmineerus. No, küsin lihtsa küsimuse sult, et miks? Jah, miks Ott Tänak vahetas Toyota Hyundai vastu? Lapsepõlve mälestust meeldes üldeks ikkagi seks. Ta tahtis seda teha, sellepärast, et ta vist arvas, et see on nagu õige otsus ja ütleme, et ma ei taha üldse siin sõnu nagu suhu panna, aga ma usun, et selle otsuse tegemiseks olid tal kindlad põhjused või ta lihtsalt tahtis muuta seda ajaloolist käiku, mida muidu on tehtud siis nii-öelda nagu WRC sarjas, et kui sa tuled tiitlile mingis meeskonnas, et ma siis jään nagu siia. Et kui Ogier siis tegelikult suutis 2 autoga meistriks tulla järjestikult ka veel, et siis võib-olla Ott vahetab iga aasta meeskonda äkki. Tahaks kõikide autodega kohe tulla. 2 aastane leping, iga aasta päris ei saa vahetada, aga jah, see selleks, kui sa vahetad ikkagi meeskonda, siis seal on ikka kindlad põhjused tegelikult, eks ju, et seal kui sa tuled Toyotaga maailmameistriks, seal on igasuguseid asju on läbi käinud ja tegelikult seal kuskil kirjutati, et tegelikult neid probleeme, mis tal oli seal kuskil katsete vahel ja kus ta pidi seal ligistama, et autot käima saada ja liikuma saada ja kiireks saada, mis tegelikult kuskil avalikkuseni jõudnud oli tegelikult palju rohkem, kui me võib-olla teame ja kõik see nagu viskas üle ja seal on igasuguseid asju on läbi käinud. Toyota mingis Tommi Mäkineni juhtimisstiilid ja kuskil, ma ei tea, kas oli nali või mitte, kirjutati, et ütleme, Tänakul viskas see üle, et Mäkinen oli pidevalt kuskil õlut joonud või midagi veel kangemat ja täiesti seinast seina oli mingisugune spekulatsioon. Kes see teab, mis sealt võib-olla tõde on ja mis ei ole, aga igatahes põhjuseid oli ilmselt ja see aina näitab, et sõna on tugev, kui spekulatsioone tuleb igast nurkadest. Nagu nii laialt, kui sa veel võtta tahad, keegi on põrgatanud mingi mõtte ja laine, keegi teine on selle üles võtnud, edasi rääkinud, kirja pannud, et siis nagu alguses, kui see nii-öelda nagu meeskonnavahetuse välja tuli, et siis mõtles, et ka samamoodi, et mis sõnakõlksu see mees nüüd nagu levitab, et nagu Toyota on nagu teema ja mille peale lõpuks nagu keerus ümber, et mis see nagu reaalne tõde on. Selles kogus müras võib see üks õige asi sees olla või mitu õiget asja. Kahjuks meie seda kunagi teada ei saa.
Vot, aga tõesti, Ott Tänak siis noh, ja Martin Järve. ja Martin Järve lähevad siis ühe maailmameistri ridadest teise ridadesse tegelikult. On nad nii-öelda kogu aeg valitseva maailmameistri sõitjad olnud, sellepärast et nüüd on nad juba Hyundai sõitjad põhimõtteliselt ja Hyundai on nüüd ka maailmameister, eks ju. Aga võib-olla see ongi põhjus. Jah, võib-olla. Aga Andre Adamo selline karmikäeline, aga siuke efektiivne, tuleb tunnistada, see juhtimisstiil on Hyundai maailmameistriks viinud ja võib-olla need Eesti fännid ka, need kümned tuhanded inimesed, kes siin pidevalt mõnitavad Thierry Neuvilli, hakkavad ka võib-olla hoopis Neuvilli poolt olema rohkem, et küll mitte siin võib-olla Tänakuga otseses võitluses, aga sellepärast, et ta teistelt konkurentidelt punkte ära võtaks või tiimile punkte juurde tooks, et aga Hyundai järgmise aasta see koosseis, Ott Tänak, Thierry Neuville, Tanis Ordo, Sebastian Loeb, kas siin on üldse mingisugust teist varianti, kes tuleb võistkondlikuks meie maailmameistriks? Ei. Hetkel ei tundu. Jah, lähme edasi. Punkt. Et tõesti, see ongi see, millest me tegelikult oleme rääkinud, nii-öelda vist spekuleerisime sinuga, et kuidas see üldse nagu reaalne on ja seda on palju inimesed minu käest küsinud ka. 2 põhikonkurenti, mõlemad lähevad tiitli järgi, et kus see piir üks hetk jooksma hakkab, kui sa oled nagu suures meeskondlikus mängus. Teistpidi võib öelda, et võib-olla Hyundai ei tulegi meistriks, sest mõlemad vennad pingutavad nii palju, et Tanis Ordo peab üksinda punkte koguma. Aga kunagi ei tea, selle peale hetkel tundub küll, et tuleb nii-öelda teistmoodi huvitav aasta uute nurkadega ja tegelikult mis Otil ja Martinil on väga põnev ja Hyundail endal on põnev, siis number 1 tuleb nüüd Hyundai meeskonda. Jah, ja kusjuures omapärasel kombel siis niimoodi, et Hyundai auto ei ole ju maailmameistriks tulnud individuaalselt, aga nemad siis selle number 1 endale saavad. Aga selle Hyundaisse siirdumise koha pealt need samad Eesti fännid, keda on uskumatult palju on nagu silma jäänud, kes on tõesti selle Neuvilli osas nagu sellisel mõnitaval seisukohal olnud või kogu aeg öelnud, et oi, ta jälle viriseb seal midagi ja vingub ja siis need samad inimesed, kusjuures tihtipeale kipuvad olema need, kes iga kord ise hädaldavad ja virisevad, kui Adamo mingisuguse lükke teeb jälle kedagi seal Neuvilli kellestki ette laseb, näiteks laseb seal Mikkelsenil natukene mingisuguse trahvi võtta, et Neuvill tast ette saaks ja nemad on kohe seal esimesed, oi, nii ei saa teha ikka ja see on ikka ebaaus ja Ott Tänak on ikka parem tegelikult ja et tuleb ära harjuda selle asjaga, et nii hakkabki nüüd olema, tuleb harjuda, aga selle peale, mis meil harjuda, see annab pigem selles fännluses, kus ühtepidi selle tuli fännluse põhimõtteliselt, et sa oled nii hull fänn, et nüüd nende inimeste puhul peab vaatama ja jälgima, et siis mis nad nüüd hakkavad, võib-olla siis on järgmine meeskond, kes nii-öelda, et enam ei ole lihtsalt Hyundai see fookuspunkt, võetakse midagi muud, aga eks elu meile näitab ja ma arvan, et põnevust jagub meil igasse etappi ja ma usun, et see põnevus juba enne Monte Carlot jõuab meieni, kui Ott ja Martin jõuavad esimesse testi selle Hyundaiga ja ma usun, et Monte Carlos on ka üks põnev etapp tulemas, lihtsalt sellepärast, et hakkab jälle uus hooaeg, mis on tore, aga ma usun, et siin mehed jällegi seadistavad ennast nii-öelda uude aastasse, kõigil on jälle puhas leht, kõikidel on 0 punkti ja kõik hakkavad jälle sõitma nii-öelda nagu hooaja lõpu peale, tiitli peale, et hetkel on viimased aastad olnud väga põnevad ja ma usun, et see jätkub ka. Selle testimise osas räägime sellest ka natukene, kuidas need lepingud on, siin on meediast läbi käinud, oli vist siis ka tegelikult, kui Tänak äkki M-spordist Toyotasse läks, et kas nüüd tohib testida Hyundai autot veel selle aastanumbri sees, kas ei tohi, kas peab seal mingi luba olema või kuidas see asi üldse käib tiimi vahetuse korral rallisõitjate puhul? See jääb ikkagi mingis mõttes, ta jääb lepingu taha, et kui leping on siis sõlmitud aasta lõpuni, et on nagu 1. jaanuarist 31. detsembrini ja selliste nagu intervallidega, siis enne näiteks kui novembris-detsembris tahta proovida sõita siis uue meeskonna autoga, siis sa pead vanalt meeskonnalt nagu need load saama ja asjad, et sa tohid seda teha, aga seal hakkab kaaluma nagu erinevaid külgi, et kas tegelikult selles samas meeskonnas, kelle tarbeks sa veel töötad, kas nendel on vaja midagi arendada või mingeid asju, et siis see arendustöö võib-olla saab natukene nagu keerulisema külje.
sealt on meeskonnal endal juba küsimusi ja meeskonda juhtida, et kas ma panen selle sõite üldse oma autosse, mida ma arendan nagu uute juppidega, kui ta mu meeskonnast nii või naa lahkub. Samas mingit nagu Ott Tänakut võttes arvestada, Ott on väga hea nii-öelda tagumiku tunnetusega ja väga hea seadistaja. Ja tema mõistes tema informatsiooni oleks Toyotal kindlasti vaja, kui nad midagi uut arendaksid, selle peale tasuks neil hoida nii kaua kui võimalik, ennem kui nad lasevad ta nagu uue auto rooli. Aga mida veel lisaks tehakse, on siis see, et sind nagu maskeeritakse. Mitte nagu sind ennast, vaid sinu auto. Et sa ei näe, mis sulle alla pannakse, mis amordid, mis vedrud, mis tihvrid, mis kastid, mis elektroonika, mis nagu sul temperatuurid autos on, sa seda üldse ei näe. Sul on ainult testiautos on põhimõtteliselt sul siis nii-öelda nagu käigunäitaja, ülejäänud kõik on nii-öelda põhimõtteliselt blacked out sinu jaoks ja siis ainukene viis, kuidas see käib, on siis nagu eksami vormis. Sulle tehakse autole mingid asjad või sa lähed sõidad, teed tiirud ära, tuled tagasi ja siis tulevad insenerid 1, 2, 5, palju neid seal lõpuks on, inseneri on kere, mootor, vedrustus, tihvrid, kastid, et kõik need nagu tulevad sulle ümber siis põhimõtteliselt ja siis sa küsivad su käest, noh, mis siis oli? Ei no, siin taga paremal nurgas või üldse saba kuidagi läks siit ära ja ka pidurdusmaad olid siuksed, no enam-vähem võiks parem olla. Okei, teeme paar muudatust ja siis lähed uuesti sõitma. Et siis sa iga kord, kui sa tagasi tuled, siis nemad küsivad, mis me tegime siis. Aga sinu laimu pole. Sa ei näe, kas keerati ja moorte autot kõrgemaks või seda, et sa pead ise kõik sellest autos seest aru saama, et millised muutused on toodud ja tagasiside andma ja tegelikult insenerid siis enda arvestuste ja nii-öelda seadistuste muutmiste põhjal teevad siis nagu omad järeldused, kas auto läks tegelikult paremaks, halvemaks ja nii-öelda mis sõite siis nagu otseselt nagu ütles, et arvuti data ütleb alati nagu ühte, pidurdusmaad ja nagu teised asjad, auto siis nii-öelda tunnetust ütleb keegi teine, aga see tunnetus üldjuhul mängib üle selle arvuti ikkagi, et inimene on nii-öelda nagu asendamatu roll seal. Arvuti võib aru saada, aga inimene saab ikkagi paremini. Ja ta nii-öelda inimene pushib ka siis piire natukene. Et see on nagu huvitav asi tegelikult. Testimine väga äge. Aga no kui sa oledki selline sõitja, kes ütleme, lahkub teise tiimi, sa tead, et sul on uus leping juba sõlmitud, sa selle autoga enam ühtegi võistlust tegema ei pea, siis mis, ütleme, huvi sul on tegelikult sellist nagu võimalikult täpselt ja õiget informatsiooni anda? Ka küsimus jälle. Noh, ütledki, et tegelikult tead, et saba natuke oli siuke ebakindel. Jaa, jumala hea oli, on ju, et hea, pange niimoodi. Aga jällegi, nad võivad sulle seda mängida. Selle peale, selles insenerid saavad aru, no ütleme, et lõpuks ma ei tea, kas minule insenerid valetasid või mitte, aga ta võib tehagi saba ebastabiilseks, ja ta teab, et ta teeb sul saba ebastabiilseks ja ta teab, et seda vastust, mida sa võib-olla muidu oled talle andnud. Ja nüüd, kui sa tagasi lähed, ütled, et ei, kõik oli perfektne, siis tema saab kohe aru, et sa oled valetanud, et siis tal ei olegi mõtet sinu käest nagu midagi koguda. Et nad arvutiga mingil määral sa saad ikkagi kontrollida seda nii-öelda nagu baasi. Amordi käitumist järgi see testiautod on andureid lihtsalt nagu fulli täis. See on ka päris pull vaatepilt. Aga see, kuidas see lõplikult käib seal ametlikes tipp-klassis, minul nii palju aimu ei ole. Ma olen klass madalamal olnud, aga on olnud aus töötada Citroeni ja Fordiga, nagu Fordiga selles osas vähem, aga Citroeniga seda R5 arendades ja asjades, siis see oli nii-öelda omamoodi kogemus. Hommikul 6 oli äratus, said ühe prantsuse baguetti, tõmbasid mee peale, siis said nagu hommikuks seda, väike kohvi ja kell 8 või kõige varasemalt vist oligi mul 7.30, ma olin juba legendid kirjutatud, ma juba olin katsete vahel kuskil nii-öelda Lõuna-Prantsusmaal ja lihtsalt sõitsid, tulid tagasi, testisid, siis olid lõunasöögid ja niimoodi 2-3 päeva jutti lihtsalt istud iga hommiks jälle meega baguett, lõunaks olid korralikud toidud, väga korralikud toidud, õhtul olid ka väga, prantslased teevad väga hästi süüa. Aga ütleme, sellised testipäevad, kuidas see sõitjale kaardilugeja on, kas see on nagu siuke nautimine või see on ikkagi nagu siuke töö, mida sa vaatad, et sul on 2 nädala pärast tulemas, mõtled, ma pean sinna minema, oi, kui rasked päevad tulevad? Need on pigem nad natukene ikkagi kergemad ühtepidi, et sa ei ole nii-öelda selles võistlusmomendis, et sul on see pinge nii-öelda nagu vähem, teistpidi need testipäevad, sa mõni päev ikkagi sõidad nagu rallikaga 200-300 kilomeetrit, kui mitte nagu veel rohkem pimedas, vihmas, seal ei ole vahet, mis ilm on, sa pead kõike tegema, kõike sõitma, et see on nagu väga nagu puhkamiseks nagu aega ei ole, et sa lasedki hommikul 8 õhtul 8 ja lihtsalt kõik aeg nagu tegeled selle asjaga, et võtad kiivrid peast, paned tagasi pähe, tuul puhub, nii-öelda, et nagu sa pead ikkagi tähelepanelik olema, et see nagu tuul sust läbi kõigagi ei puhuks ja sa haigeks jää ja tegelikult see on nagu sõitmine 300 kilomeetrit sõita ralliautos mööda katseid, see on
see ei ole kõige lihtsam tegevus, sest nii-öelda ajaliselt on küll kiirem, ütleme, kui maanteel Ajaliselt kuskil on ju, aga ütleme, pingutama peab kindlasti rohkem. niisugune cross-country stiilis või Dakarid ja asjad, et seal on nagu su sõidutempo on ka niisugune rahulikum ja sujuvam. Rallis, kui sa neid teste ka teed, siis sa pead kõik aeg sõitma ühte täpselt samamoodi. Et saada nagu aru, et sa pead hoidma ka ennast nii-öelda balansis ja samal ajal, noh, kui sa päeva alustad nagu mega nagu tundega ja pauguga ja nagu kõik energiat täis ja päeva lõpus sa nagu kaotad tegelikult nagu testivõimekuse sellepärast, et sa nagu enam ei jõua sõita, siis see on aga nagu päeva lõpus ei ole nagu enam väga point, et sa pead ilusti endale terve päevaga nagu ära jaotama. Kui tahtsin midagi küsida just. Kohe tuleb. No nii. Võib-olla ei tule ka. Testimistest mingisugune küsimus mul oli, aga lihtsalt läks meelest ära täiesti. Ütleme, et sa sõidad, ütlesid, et sa sõidad ühte sama trassi, eks ju. Kui pikk see trass tavaliselt on, mida sa, ütleme, nühkima pead? Testis? Jah. Need on erinevaid, teste on ka nagu erinevaid viis, et kas sa teed maraton-teste, et sa panedki nii-öelda nagu pikka katset põhimõtteliselt, et sul on nagu mingi 8-10 kilomeetrine ring ja siis sa panedki 8-10, siis mitte 80. 8-10 kilomeetrit on ring. Selgus olla. Jaa, et siis sa näiteks insener ütleb, et davai, et mine pane nüüd 6 ringi. Et sa panedki nagu 60 kilti järjest autoga ja et lihtsalt, et nagu, et mis kuumeneb üle ja mis selle juhtub, et nagu maraton-test. Siis on lihtsalt nii-öelda nagu äkk-testid, et sul on nagu mingid lõigud, 3, 5, 7 kilomeetrit ja neid lõike nad võivad muuta ka, et selles mõttes, et kõige parem test on see, et kui sa saad kõik aga üle mingi aja alustada uue tee pealt, et siis sa saad jälle nii-öelda selle nullbaasi võrdluse, näiteks kui sa rada puhastad või midagi. Et need testiviise on ka nagu erinevaid. Minul oli üldjuhul testid olid ikkagi 4 ja 7 kilomeetri vahel ja väga palju maratone ma ei pidanud tegema, aga maratonid olid ka sellised, ongi 50-60 kildi alla. Et siis päevased kogused tulevad ikkagi 200 kilomeetrit päevas ja terve siis nagu 3 päeva peale lased ikkagi 600-700 kilomeetrit. No vot, nii et selline asi siis hakkabki siin 2 hooaja vahepeal pihta paljudel sõitjatel. Me jõuame veel selle vabaagendi turu juurde natukene, aga ütleme, 2 kuud on siin ümmarguselt aega Monte Carlo rallini. Mitu sükest testipäeva, ütleme, võiks olla selline tavaline tippsõitjale? No ma nüüd praegu ma isegi ütleks 100%, kui nüüd aasta lõppes ära, siis neil testipäevad kõik on nagu läbi, me saame kõik ära kasutanud, et nüüd see vahepealne periood enne uut aastat, siis neil on nagu aega testida nagu seda autot oma baasis. Aga selles ma jäängi natukene nii-öelda, ma ei ole 100% kindel, et kas nad tohivad teha seda oma kindlalt määratud keskkonnas, kus nad võivad nii või naa sõita, kui nii palju, kui nad tahavad, või nad võivad praegu käia igal pool sõitmas. Seda ma ei tea, aga ma ei oska sulle sellega 100% nagu vastata, aga ma selle peale, et kui sa oled aasta aega reisinud, võistelnud, testinud ja nüüd, kui lõpuks aasta saab läbi ja siis öeldakse sulle veel, et pane 2 nädalat veel juti autoga, siis tõesti ütled, et kuule, ole ja pane ise vahepeal ka. Vahepeal perega puhkama ka kuskil. Ja nats võiks nagu käsijarrud tõmmata ja nagu istuda natukene ja rahuneda ja võib-olla valmistada uueks aastaks. Vot, aga uueks aastaks valmistumisel on siis väga kasulik ka see, kui sõitja teab, kas ja kus ta sõitma hakkab üldse ja seetõttu siis panimegi kokku sükse väikse võib-olla tabeli või nimekirja, et nendest sõitjatest, kes siis järgmise aasta eel endiselt on meil ametlikult praegu vabaagendid, kes ei ole teatanud kuskil lepingut, neid sõitjaid on päris palju, tegelikult paigas on ju väga vähe, me teame, et paigas on Citroenis on paigas Ogier ja Esa-Pekka Lappi ja paigas on Hyundai, kus on paigas siis Tänak, Neville, Sordo, Loeb. Ja minu meelest on tegelikult Citroen lahtine veel. Ta on kinni, aga ta on lahti ka. Et kas üldse jätkab või? Väidetavalt tuleb Citroen järgmine aasta 3 autoga. 3 autoga, no vot, see jällegi oleks ka super uudis tegelikult. Jah. Sellepärast, et kui me loetlesime enne neid 4 tootjat, kes on tulnud võitjaks, eks viimase 4 aasta jooksul, siis Citroen seda ei ole teinud. Ja siin olid ju vahepeal päris korralikult mingisugused kõlakad, et kas tõesti võetakse üldse seal juhe nii-öelda tagant ära, kui Ogier ei tule meistriks ja mis kõik veel juhtub, et seal oli päris siuke ärev olukord, aga nüüd tundub, et ikkagi Budar ka ütles seal, Pierre Budar, tiimi juht, et ei midagi, lähme edasi järgmisel hooajal ikka tavaliselt, et
või noh, kas tavaliselt või siis 3 autoga, seda vist ei täpsustatud, aga noh, peasõnum oli see, et midagi ei juhtu, me läheme, sõidame edasi. Ja kuskilt ma siis ikkagi kuulsin, või noh, ma ei tea, kas nüüd oli Austraaliaga seotud, aga et pidavad tulema siis 3. auto ka, aga jah, jõuame tagasi oma vaba agentideni, et kes see ka siis, kui Citroen tuleb 3. autoga, kes sellega sõidab siis? Mina ei ole küll mingit kõnet saanud. No võt, aga ma ei ole agendi nimekirjas ka vist. No Toyotal on igatahes 3 kohta, täiesti tühjad praegu, Toyotal ei ole ühtegi lepingu sõitjat, Takamoto Katsuta ilmselt hakkab mingisuguseid rallisid sõitma, aga noh, tema ilmselt on nii-öelda selles 4. autos. M-Spordil on, noh, sel aastal sõitis stabiilselt 2 autoga, vahepeal oli ka 3. auto ja noh, siis ongi Citroenil, kas on üks või ei ole. Aga noh, neid sõitjad on noh, muidugi rohkem kui neid vabu kohti ja olemegi siis väikse sellise edatabeli koostanud või noh, sinu arvamuste põhjal see kokku pandi, me siis loeme selle ette ja siis jälle süüdi või? No vajadusel vaidleme natuke, okay. Ma mõne asjaga isegi ei ole nii nõus või noh, selle sinu valikuga ei ole võib-olla nii nõus, aga see selleks edatabel on siis koostatud nende vaba agentide põhjal ja kriteeriumiks on siis see, et mitu punkti nad võiksid järgmisel hooajal teenida. Selle järgi siis, et kes kõige rohkem teenib, see on esikohal. Või noh, oleks võimeline teenima. Ja esimesel kohal siis Elvin Evans. Mina arvan, et on okei. Põhjenda, okei. Elvin ei sõitnud see aasta 3 etappi kaasa, äkki? Vaatame kohe üle. 3 või 4? 3. Rally Estoniat oli Soome, Saksa ja 3. Ja noh, Austraalia ka. Ja, no 4. Ja selle peale siis ta oli päris pikalt, oli ikkagi nagu 4. kohal ja ütleme nii, punktide osas ta tegi väga hea tööd, nii et ma usun, et see on ikkagi nimekirjas number 1. Ja noh, tegelikult ka nimekirjas number 2 on siis Mikkelsen ja tegelikult 4. kohta Mikkelsen ja Evans omavahel nagu jagasid, et sellepärast nad võib-olla 1-2 oleksid ka, aga kummagil hetkel töökohta ei ole. Kas Mikkelsen number 2 on okei, Raul? Ma arvan, et on. Mikkelseni hooaeg tegelikult oli ju suhteliselt kummaline, algas selliselt naljakalt, Monte Carlos katkestas, Rootsis sai küll 4. koha, aga noh, Rootsi ralli oli nagu ta oli, Mehhikos jälle katkestas, siis ta ju Korsikaks visati korra minema võistkonnast, Argentiinast tuli tagasi 2. koht, Tšiilis 7. Portugaliks jälle visati minema, Itaaliaks tuli tagasi, Sardiiniaks sai 3. koha, ja hooaja lõpp oli tegelikult ju selline suhteliselt stabiilne, et noh, Sardiinia 3., Soome 4., Saksamaa 6., Türgi 3., noh, okei, Walesi uuesti 6., Kataloonias ta ei sõitnud, et tegelikult kui noh, eelmisel hooajal ja siin selle hooaja esimese poole jooksul ta oli ikkagi päris selline noh, vahel isegi mõnitusalune või niisugune mõnitusobjekt, siis tegelikult hooaja teisel poolel ta ikkagi tõestas oma kiirust ja 4. koht kokkuvõttes saada niimoodi, et sa noh, 3 etapil ei võistle ja noh, 4. ka veel lisaks Austraalia näol või noh, aga noh, seal keegi ei võistlenud, ärme seda arvesta. Et 3 etapil ja saada 4. koht lõpuks, noh, Evansiga sai ta tõesti sama palju punkte, aga viigi lahutaja on Mikkelseni kasuks, temal oli 1 teine koht, Evansini oli parim tulemus 3. Et ja siin keegi tahab meile sisse tulla stuudio uksest sellist asja ka juhtub vahel, aga noh, see olukord on tõesti selline, et Mikkelsen noh, Evansiga oli sel hooajal sisuliselt võrdne ja noh, nemad siin 1 ja 2 on, ma arvan, täiesti aus selline aus järjestus. Ma arvan küll, mul oli lihtsalt vahepeal üks viipekeelega siin läbi klaasi arutelu, et kaua meil veel läheb. Natukene läheb, pidage veel vastu, aga jah, selle peale lähme siit edasi siis agentide nimekirjast, kes meil siis järgmine võiks olla, on noh, ütleme, et läheb keerulisemaks. Skandaalne. Jari-Matti Latvala, JML, ütleksin mina. Nojah, Latvala sel hooajal sai siis 7. koha, hooaja lõpus hakkas natukene, tundus vahepeal, et ta sai ka sellise stabiilsuse mingil määral kätte, seal tuli mitu poodiumi kohta järjest ja sellised paremad tulemused, aga temal ka see hooaja esimene pool oi. No. Esimesel poolel kõik lähevad vist võitma kohe, et kõik tahavad tiitlit saada, aga vist ikka veel ei saada aru, et tiitel tuleb terve hooaja peale, mitte ainult siin esimese otsa peale ja no Mikkelsen ju täpselt samamoodi, et esimesed paar etappi ei tunda hästi välja, Adamo tegi tugeva otsuse, võttis kõrvale ja pärast seda tal muutus nagu stabiilseks.
et võib-olla nii-öelda vaatame, mina ütleksin, et tegelikult Jari-Matis on seda kiirust sees ja võimekust, et ta suudab seda teha, aga kui kaua ta seda suudab, see on arutelu, meil on ikka keset suve oleme arutanud, lõpuks kaua sa jaksad hoida neid inimesi nagu seal ridades, et andke võimalust uutele ja tegelikult uutele tuleb ka, Jari-Mati taga on ju meil Teemu Sunninen, kes on iga aastaga ikka natukene kiiremaks saanud ja arenenud ja viimastel etappidel on ta juba väga head hoogu näidanud ja natukene stabiilsemaks saanud. Et selle peale temal võiks olla täitsa nii-öelda nagu järgmine aasta ka lootust rohkemalt punkte saada, kui ta see aasta sai. Jah, Sunninen kindlasti areneb iga aastaga selles vanuses endiselt edasi, erinevalt võib-olla Latvalast ja nimekirjas järgmisest mehest Chris Meagist, kes tegelikult võib-olla põhjendas seda, et miks Chris Meag on tagapool nii Jari-Mati Latvalast kui Teemu Sunninenist, kuigi lõppeval hooajal ta neid mõlemaid MM üldsarja arvestuses edestas. Sellepärast, et ma ei tea. Sellepärast ma arvan, et Sunninen järgmine aasta on ta tugevam. Kui ta see oli see aasta algus, tal ei olnud nagu nii hea selle Vertsuga veel. Nüüd ta on rohkem sina peal ja ma arvan, et Latvala teeb kõik selleks, et tal ei ole enam pikka pidu siin WRC-s. Et ma usun, et ta pigem hakkab rohkem nagu keskendumagi ja võtma nagu seda lõpupunktina, et ta saaks nagu viimased head tulemused veel teha ja et saaks nagu rahuliku südamega lahkuda. Eks tiitel oleks nagu kõige parem sinna lõppu, aga seda näitab uus aasta, kas temas on see asi sees, et ta saaks selle ära võtta, ma natukene kahtlen, selle peale ta ei ole ka nagu seal ees otsas, aga pärast Miiki on meil uus tulnud, Kalle Roompera. Jah, Kalle Roompera, sahistatakse siin, et on teda Toyotaga juba päris pikalt paari pandud, eks ju, seal loogiline nii-öelda üleminek see oleks, aga miks sa arvad, et Kalle siis nii tugeva, ütleme, WRC2 hooaja järel WRC2 Pro maailmameistriks ju tema tuli, et miks sa arvad, et tema ei suuda võidelda kõrgema koha nimel ja peab siin jääma nendele alla, keda me siin oleme kõik ette lugenud? Sellepärast, et esimene hooaeg ikka WRC-ga tantsimisse tantsid, aga see ei ole sul lihtne tegevus. Kalle ei ole nii vana ka veel ja ta ei ole nii palju sõitnud, et see aste kiiremal autol ei ole tegelikult ainukene aste. Sa pead tegema astumised ka meediamaailmasse, kõikidesse happy hour'i üritustesse, heategevuslikutesse asjadesse, et su tegelikult see katitakse veel sinu aega sellest nädalast, mida sul muidu võib-olla oli natukene rohkem aega keskenduda legendile ja nagu puhata, siis seda võetakse veel siuke 20% jagu maha, et sul ei olegi midagi, et sa hommikul ärkad üles, juba oled tööl ja ennem nagu silmi kinni ei panna ei saa, kui nagu põhimõtteliselt mikrofon võetakse nina alt ära ja siis kukud nagu ära ja läheb täpselt samamoodi järgmine päev edasi, et see kogu üldine struktuur hakkab teda rohkem nii-öelda nagu mõjutama, mille peale ma ei usu, et ta veel nagu sellest väga tugevalt välja tuleb, aga ta kindlasti särab mõned korrad, mõned katsed, mõned rallid, ma selles isegi ei kahtle. Ja Soomes ma arvan, et tuleb mõni rallivõit esimesel hooajal? Kui tuleks, siis on tal leping kindel tulevasteks aastateks ka, aga Soomes ma arvan, et tegelikult kui ta on Toyotas, siis tal võib reaalne poodium tulla. Poodiumi kohtade ennustus siis Kalle Roomperal uueks aastaks 1? Ma arvan, et ma olen tagasi 1. Okei. Roompere järel Greg Breen, sel hooajal sai siis 2 etappi kaasa sõita Hyundai'ga, Soomes 7, Velsis 8, Velsis ta tegi selle kummalise avarii ka, sai Adamalt natukene tutistada pärast, aga kas need etapid, mis ta Hyundai'ga sõitis, veensid sind? Veensid mulle täpselt seda, et Breen on täpselt seal, kus ta olema peab. Okei. Mats Ösberg, järgmine mees nimekirjas. Ta on Breeni taga sellepärast, et ta ei saanud see aasta üldse sõita. No jah, Citrooni võib-olla Citrooni kolmandasse autosse oleks ta ju mõnes mõttes loogiline valik, ta Citrooni R5 autoga sel hooajal sõitis. Ma tegelikult tundub täitsa loogiline valik, ta on palju selle testinud, eks teda on nagu proovitud ja katsetatud ka ja Citroen on ju teinud uusi suuri arendusi aerodünaamika poolest ja asjadest, et ma usun, et kui Citroen tuleb kolmanda autoga, siis tegelikult Ösberg on neil väga hea valik, keda sinna võtta, sest ta on nendega tõesti kaua koostööd teinud, Breen oli seal, ma ei usu, et nad Breeni peale nagu väga lähevad, aga mine sa tea, kõik on alati võimalik. Aga ma usun, et Ösbergil on kindlasti suurem võimalus kui näiteks 9. kohal olev Aiden Paddonil.
no Aiden Paddon, sina panid 9, see on see koht, kus mina kõige võib-olla vähem nõustun sinuga. Paddon, sel hooajal ju saatus tahtis niimoodi, et ta ei saanudki ühtegi WRC etappi sõita, mäletame Soomeel ta tegi ju testimisel avarii ja lõhkus oma auto niimoodi ära, et ta ei saanud siis starti tulla ja testi ei olnud ka pikk. testi ei olnud ka pikk tõesti. Ja Austraalia ralli, kus ta pidi ju sõitma, jäeti üldse ära, et ei olnud õnn seekord nagu tema poolel üldse. Aga siis sa arvad, et ta ei peaks üldse nimekirjas olema? Ei, ma arvan, et ta peaks olema kõrgemal, ma arvan, et ta peaks olema kuskil seal ütleme Rovanpera ja Miigi vahel, ehk siis Miigi taga Rovanpera ees, ütleme niimoodi, või isegi Miigist ees. Kui ma vaatan näiteks, selle hooaja tulemusi ei saa vaadata, aga vaatame, mis ta tegi eelmisel aastal, Hayden Paddon. Ta sõitis ka neid üksikuid etappe, eks ju, Hyundai'l. Ma loen need tulemused lihtsalt ette. 5. koht, katkestamine, 4., 3., 7., 2. No ei kõla nagu mingisuguse teise 10 sõitja. Aga need 4., 3., 7., 2, see 4., 3. oli minu meelest tingitud sellest, et palju kukkus seal ära. No jah, mõned ikka kukuvad alati, aga samas punkte saab see, kes ei kuku ära, eks ju, ja tema ei kukkunud. No selle peale ma nõustun, aga mul lihtsalt tundub hetkel tundub kahtlane, et ta samas võib-olla nüüd siin seda ka sõita saanud, võib-olla ta kui siin toimuvad mingid liikumised, võib-olla tema ongi see, kes alustab uuel aastal näiteks Fordiga. See etapp jäi tal ära, et võib-olla antaksegi tal Monte Carlo, et nagu show me what you got. Ja lisaks veel selles tabelis siis meil ka Pontus Tiidemand sümboolselt sees, kuigi teda ilmselt... Mul on üks veel. Nonii. Ma vahepeal tuli meelde. Kas Greensmith? Kas Greensmith, jah, sama oli. Ma jätaksin enne Pontust. Enne Pontust, jah, olen nõus. Väga hästi. Et seal need kaks, jäävad ilmselt teistele alla, ei võitle seal eriliste katsevõitude nimel, aga samas Greensmith, võrdlemisi noor mees võib-olla veel areneb siin juurde, aga kui me siin juba vabagentidest rääkisime, siis kus keegi sõitma hakkab? Elvin Evans, siin on Toyotast räägitud viimasel ajal päris palju, ta on ju M-spordi nii-öelda kasvandik, aga kas ta läheb Toyotasse? Teeme siis siukse kiire vooru, et ma ütlen sõitja nime, sa ütle meeskonna. Tiim, jah. Elvin Evans. Toyota. Andres Mikkelsen. Ford Toyota. Ford Toyota, pool aega Fordist, pool Toyotasse. Latvala. Toyota. Suninen. Ford. Miik. Sa võib öelda ka, et ta jääb näiteks kohata, just kõik ei saa ilmselt sõita. Ma ikka ütleksin, et ma ütlen Ford. Rovanpera. Toyota. Priin. Valikuline. Kui siis valikuline, ma ei arva, et jääb kohata. Ösberg. Citroen. Paddon. Ford. Tidemand. Kodus. Greensmith. Ford. Ford oli päris palju just ja ma ei kokku ei lugenud praegu. 4. Aga kas Toyota võib ka huvitav siukse käigu teha, et võtab, ma ei tea, rohkem sõitit kui 3? Katsuta niikuinii on ju. Ma arvan, et siin nüüd arvestades tegelikult meil on listis 11 inimest, siin võib-olla listi tagumise otsus on keerulisem, aga ma usun, et Priin saab mingi koha ja ma ei usun, et keegi siin 100% tööta ei jää, et pakutakse mingit etappe, mida lisaks võib-olla sõita, et toetavat struktuuri pakkuda juurde. Aga millised need lõpuks on, ma ise ootan ka, ma tahaks ka teada. Aga ma arvan, et enam-vähem ma arvan nii, nagu ma ütlesin, et nii ta võiks kukkuda pigem kõige suuremad küsimärgid on minu jaoks Jari, Matti, Latvala ja Chris Miik. Latvala muidugi natuke kindlam kui Miik. Latvala on soomlane. Samas, kui Mägine ütles, et ta Toyotas tahaks kindlasti ühte soomlast vähemalt näha, siis Kalle Roomper on ka soomlane. Ka õige. Mille peale ma vahepeal mõtlesin, et Latvala võiks minna Fordi, aga ma ei teagi. Variante on mitmeid. Võib-olla sõidab hoopis Toyotas on Kalle Rovampera ja Elvin Evans, Mikkelsen ja Takamoto Katsuta. Huvitav, kuidas saab olema, see silly season jätkub, et vahepeal oli siuke tunne, et kui tänaku see mingi otsus ära tuleb, siis hakkavad kõik teised toominad kohe klõks kukkuma, aga tegelikult ei ole midagi väga olnud. Siis olekski M-spordil olekski Latvala, Sunninen ja Miik. Oleks kõik rahul. Latvala, Sunninen ja Miik. Ja kui juures tegelikult oleks isegi päris võrdne ka. Meeskondlikus arvestus. Latvala Miik kahekesi suudavad seal võib-olla 2 peale suudavad 1 ralli lõpetada iga kord. 2 peale toovad 1 sõitepunkti kokku. ja Evans ka seal, Evans on ju stabiilsem mees, et ja. Aga eks näis. Põnev saab olema igatahes. Kindlasti, ootame.
Just, aga on aeg meie eeldatavasti viimane selline regulaarne saade siin sel hooajal siis kokku tõmmata. Aitäh kõigile kuulajatele, keda on olnud siin kõiki kuulamisi, kõikide saadete kuulamisi kokku vist olnud siin Kaarega üle 1,5 miljoni, mis on tõesti segane number. Aitäh muidugi super, aitäh Karlile, kes on see põhjus, miks neid kuulamisi on nii palju olnud. Ära nüüd meelita. Aitäh Delfile, kes meile seda võimalust siin pakkus, aitäh kõigile teistele ka, kes selle saatega kuidagi seotud on olnud. Aitäh näiteks Tarmo Pajule, kes vahepeal siin mind asendas, kui oli vaja ja Roland Murakale, muidugi, kes sind asendas. Rohkem vist pole kedagi käinud meil sinna. Ei. Kui keegi oli, siis on see väga piinliku meelest ära läks praegu, aga loodame, et ei ole. Selline oli siis see hooaeg 2019. Nagu me ütlesime, võib-olla üks saade on kuskil veel sel hooajal meil salves, kui selline põhjus tekib, siis me sellega ära teeme. Kui ei, siis on nii. Järgmise hooaja plaanidest praegu veel ei saa meie ka rääkida, me oleme ka siin vabaagendid, ei tea, mis saab uuel hooajal ja kas saab, aga loodame, et mingil kujul vähemalt 6 käik võiks ju jätkuda, aga see on juba tuleviku muusika. Aitäh kõigile, tšau! Ja ma siis ütleksin ka enda poolt suured tänud kuulamast ja ma loodan, et teil oli vahva, ütleme need, et ei ole neid podcast'ega nii palju teinud, võib-olla vahepeal liiga palju emotsiooni, võib-olla vahepeal liiga vähe, tegelikult see ei ole üldse lihtne, sõbrad. Siin see võttis meilt Rauliga väga-väga palju selle nädalavahetuse aega ja olid ka neid momente, kus lõpuks olid juba, et ühtepidi ootasid rallit, teistpidi nagu kurat ei tahtnud seda rallit ka, nad nagu ei ole ka see nagu lihtne ja selle peale ikkagi aitäh, et jäite meid uskuma ja jäite meie kõrvale ja meid kuulasite ja ma loodan, et me saame mingit koostööd veel Rauliga teha. Rauliga ma muidugi käisin mitu aastat ühes samas koolis ja oli mu paralleelklassivend. Nii et maailm on hästi väike, nii et kui keegi otsib meid üles, siis me oleme avatud huvitavatele ideedele ja pigem just huvitavatele kui igavatele, aga sellegi peale kõik ideed on ideed. Aitäh teile ja nägemist! Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.